Tere tulemast webinarile. Milleks mulle detoks? Mina olen Triinu ja olen täna alateadvuse ümberprogrammeerija, ärevuse ja depressiooni mentor, olen ülitundlik ja olen mõttemustrite vägi looja. Ja kõike teen ma seda sellepärast, et minu elu andis mulle selle kingituse olla ärevuses, olla depressioonis ja tulla sealt välja, kasutades siis selleks teadmisi, mis on siis seotud mõtete ja tunnetega. Eks see tähendabki seda, et oman täna õigust kasutada oma töös 2 tööriista, mis siis on FFT ja hologrammi tehnika. Tere ka minu poolt. Tere, kes sa siin praegu otse kuulad meid või kui sa järelkuulad. Mina olen Svea ja mina olen toitumisterapeut. Mina olen lõpetanud Anneli Sootsi kooli toitumisnõustaja erialal. Olen lõpetanud ka toitumisterapeudi eriala ja praegu õpin jätkuõppes, et täiendada ennast kogu aeg. Ma usun sellesse, et toitumises on vaja hoida ennast kaasaegsete teadusuuringutega kursis ja käia ajaga kaasas, sest paljud teooriad vananevad, palju on uusi teadusuuringuid, kus tehakse uusi avastusi meie organismi ja keha kohta ja usun sellisesse läbi eluõppesse ja enesetäiendamisse, et anda parimaid teadmiseid enda erialal. Nii, miks me siis selle detoksi tegime? Ma panin siia, ma arvan, et siit on näha, siin on nüüd minu 2 pilti. Ehk siis üks on siis tehtud vasakpoolne, see on tehtud kuskil aastal 2014, ehk siis 10 ja rohkem aastat tagasi. Ja teine on siis nüüd siin tehtud paar kuud tagasi. Ja just selle näitega, et mis juhtub inimestega, kui me ei tegele iseenda sisemaailmaga. Ja kuna mina ei osanud tegeleda, ma tõesti ei teadnud sellest midagi, siis ma sain kogeda oma elus ärevust, depressiooni, läbipõlemist. Ja täna on minu eesmärk läbi oma elu, mida ma sain kogeda, eesmärk jagada siis inimestele, kui oluline on iseendaga tegeleda. Ja detoksi eesmärk ongi siis tegelikult see, et hakata märkama oma seda vaimset ülekoormust, oma mõtteid, oma tundeid, et muuta need ära ja et inimene saaks kogeda siin maa peal tegelikult sisemist rahu, tervist, õnne, rõõmu, küllust. Ehk siis see on see koht, mida siis mina olen täna juba tundma hakanud ja ma tean seda vana pilti, kes oli siis 10 ja rohkem aastat tagasi, kes oli tige nagu herilane ja iga asi ajas närvi, siis täna enam seda kohta ei ole. Nii, mis siis on see vaimne detoks? Vaimne detoks ongi tegelikult see, et me hakkame märkama oma tundeid, oma mõtteid, oma pingeid, mis tekitavad meile pingeid. Et me hakkame seda märkama ja me hakkame teadvustama ja neid ümber programmeerima. Sellepärast, et me ei jää haigeks inimestena, kui me oleksime teadlikud. Kui me oleksime teadlik, kuidas me saame enda sisemist müra rahustada, kui me oleksime teadlikumad oma negatiivsetest uskumustest, kui me saaksime aru, mida elu peegeldab meile, et me ei oleks kogu aeg võitluses, vaid me oleksime elus ja lubaksime endal täiel rinnal elada. Nii et sellepärast on ülioluline, et me
tegeleksime iseendaga, sest see on see vaimne restart, mis siis loob tegelikult selguse meie rahule, sisemisele rahule, väele, meie loovusele. Nii et minu jaoks olid need teadmised 10 aastat tagasi nii elu muutvad ja täna samamoodi, et olles täna teises kohas, siis ma suurema heameelega jagan seda, kuidas saada sellesse kohta, kus su sees on rahu. Nii, meil on mõtted ja meil on tunded. Ja see tähendab seda, et mõtted pluss tunded võrdub tegu. Kui me ei pane tähele, mis meie sees toimub, kui me ei pööra üldse tähele, siis tegelikult me viime iseennast kannatusse. Me viime iseennast ärevusse, me viime iseennast depressiooni, kõik inimene loob ise. Ja just sellepärast, sest tema sisemaailmas on negatiivsed mõtted ja tunded. Ja see ongi hästi oluline hakata seda teadvustama ja neid ümber programmeerima, sellepärast et põhjus ja tagajärje seadus on meil. Et kõike, mida me negatiivselt mõtleme, see kohe loob ennast siia. Ja sellepärast on ülioluline hakata samm-sammult mõtlema ja viima ennast positiivsesse maailma. Ja see käib kõik läbi mõtete ja tunnete. Nii, negatiivsed mõtted siis iseenda ja teiste inimeste suhtes, vihkamine, armukadedus, frustratsioon, kõik need tunded, välja elamata tunded, kõik kurbused, siis tegelikult nende mõjul jääb inimene haigeks. Ja samamoodi ta võib nende tunnete najal korda saata igasuguseid negatiivseid tegusid, sest kui ta ei teadvusta neid tundeid, mis tema sees on. Aga kui inimene soovib elada maa peal külluses, rahus, siis on ülioluline puhastada oma mõtteid ja puhaste mõtetega ja armastusega me saame ennast ravida. Ja see on minu enda kogemus, sest mina tulin välja puhtalt siis ärevushäirest, depressioonist ja läbipõlemisest ainult enda läbi mõtete ja tunnete ümberprogrammeerimisele. Millised anded meil on olemas. Milleks on siis detoks vajalik? Eks see ongi sellepärast, et meil on nagu nii kiire kogu aeg on kiirus taga, see on üks nagu see tänane maailm, mis on kogu aeg stressirohkem, aga meil tuleb ise seda stressi maha võtta, aeglustuda iseenda sees olevat energiat, sellepärast et kui me kogu aeg kiirustame, tekib ju väsimus, tekib ärevus, tekib kõiksugused, meie keha on läheb reaalselt pingesse, kui me ei vaata iseenda sisse. Ja mida kiiremini me ärkame selles osas, et me teadvustame, mis toimub meie sees, seda nagu lihtsamini me oskame ennast tuua tasakaalu igas olukorras. Me oskame enda olukordasid lahendada kiirelt, me ei lähe endast välja. Ja see on kõik sellepärast, et meil on olemas see enda sisemine mina on niivõrd teadlik, et iga olukord, mis meie ette tuleb, ei vii meid endast välja, vaid me oskame väga rahulikult igast olukorrast välja tulla. Ja sellepärast ongi vaja neid mõtete ja tunnetega tegeleda, et kui tekib elus mingi olukord, et sa ei põgeneks ära, et sa ei suruks oma tundeid alla, vaid sa lubaksid nendel tunnetel tunda, sa lubaksid ja oskaksid oma olukordasid lahendada, sellepärast et sa oled teadlik oma sisemaailmast. Sa oled teadlik elu seadustest. Sa tead, kuidas universum toimib siin. Mis see sulle siis annab? Kui sa teed seda vaimset puhastust, mina olen seda teinud nüüd viimased 10 aastat. Ja see tähendab tegelikult seda, et minu sees on selgus,
minu sees on rahu. Kui tekib kaos, siis ma oskan selgusesse tulla. Minu sees on kordades rohkem energiat kui 10 aastat tagasi. Minu siht on elus selge, ma tean, miks ma siia tulin ja ma tean, mis on mu ülesanded siin ja, ja ma toimin läbi kõigi nende teadmiste. Ja sellepärast ongi seda detox'it vaja teha, sellepärast et inimestel on seda müra nii palju, nad on selles oravrattas ja see tähendab seda, et kaob ära hingega ühendus ja inimene ei kuule enam iseennast. Ja nii võib ta selles mõttes mingi moment ennast ära kaotada. Aga kui meil on olemas ühendus iseendaga, kuuleme iseennast, siis on meil hea liikuda elus edasi, luua, kuulata oma intuitsiooni, suhelda oma hingega, olla ühenduses siin kogu maailmaga. Millised siis on meie stressid alateadvuses? Neid on tegelikult väga palju, aga oluline on aru saada see, et meid on programmeeritud puudusele. Meil on ajapuudus, meil on rahapuudus, meil on armastuse puudus. Meid on programmeeritud sinna, aga see ei ole õige. Meil on vaja ise sellest olukorrast nüüd välja tulla, sellepärast et meil kõigil on oma lapsepõlve traumad, meil kõigil on oma keskkond olnud, kus me oleme kasvanud ja me oleme saanud sealt kaasa endale pagasi. Ja see pagas ei toeta meid täna enam, see ei toeta. Meil on just vaja hakata oma seljakotis olevaid negatiivseid uskumusi ja tundeid maha laadima, et elu saaks uue alguse, et meil oleks võimalik elus voolata, mitte selles mõttes pingutada, vaid voolata läbi elu ja tunda tegelikult siis seda eluarmastust, seda toetust ja küllust, armastuse tunnet. Ehk siis tegelikult see puudus on tegelikult meie sees ja see tekitab ärevust. Ärevuse taga ongi kõik negatiivsed programmid inimese sees, kus ta tunneb hirmu iga asja ees ja tal ei ole seda armastuse kohta. Nii et kõik need tunded, mida sina täna võid tunda, on märk sellest, et need võivad olla negatiivsed. Aga meil on vaja täna teadvustada, et meie saame ennast programmeerida positiivsusele ehk siis tulla ära hirmudest armastusse. Nii et see kõik on võimalik, see kõik on võimalik. Et me ei jääks sinna puuduse teadvusesse, on meil vaja lihtsalt tegeleda oma sisemaailmaga. Ehk siis see stress ongi puuduse energia. Ja stressi taga ongi tegelikult tavaliselt hirmud, süütunded, vihad, kõik see, mis siis on ladestunud meie energiakehasse. Meil on 7 energiakeha ja need on kõik selles mõttes, kui kehas enam energia ei liigu, kuna minul õnnestus jõuda sinna kohta, kus oli elujõudu 3 tundi, siis see tähendas seda minu jaoks, et mul tuli puhastada iseennast kõikidest nendest kihtidest, mis siis on, meil on füüsiline kehas ja siis on meil 7 energiakeha, kõikidest nendest puhastada ära esivanemate uskumused, minu enda piirangud, mida ma olin võtnud üle, ja just sellepärast, et saada järjest rohkem, et energia hakkaks avanema, küllus hakkaks liikuma, elurõõm tuleks tagasi. Nii et kõik see puudus, mida me oleme saanud, on võimalik kõik endast maha laadida, ütleme nii. Ja küllus ei tule jõuga, see tuleb lubamise kaudu. Nii et me tegelikult lubame endal kogeda teisi tundeid. Ja vaimne detoksi tegelikult see eesmärk, miks meil on seda vaja teha, ongi see pool, et neid stresse lahustada, et, et kõik need puuduse programmid meie alateadvuses saaksid lahustada.
sest et väga sügavad programmid on meil töö suhtes, raha suhtes ja need tekitavad hästi palju pinget. Ja kuna kogu maailm on tegelikult loodud sellele hirmu tasandile, siis inimesed elavad tegelikult kogu aeg sellel hirmufoonil. Aga hirm tekitab mega suurt pinget, stressi ja ei luba inimesel edasi liikuda. Ta hoiab kinni kas siis tööst või rahast, aga tegelikult ta ei saa kasvada inimesena, sest see hirm lihtsalt on see takistus. Aga kui me õpime neid hirme vabastama ja tooma ennast tasakaalu, siis see tähendab tegelikult seda, et meie keha rahuneb, meie meel selgineb, meie süda hakkab avanema ja me julgeme oma elus teha igasuguseid asju. Nii et minu enda näitel siis, kus ma täna olen täiesti teises kohas, loon ma koolitusi ja jagan kõiki neid asju, kuidas ennast tuua ära kõrgematele sagedustele. Sest küllus on meie sünniõigus. Me ei pea mitte midagi välja teenima. Me peame nendest vanadest illusioonidest vabanema, kus elu saaks hakata liikuma meie sees. Ja kui me selle puuduse kõik tegelikult lahustame, siis tegelikult me saame tunda, kuidas elu hakkab meid toetama. See on mega. Tuleb tagasi tervis. Elujõud tuleb tagasi, elurõõm tuleb ka tagasi, armastus, ühendus iseendaga. Kõik, mis me selles mõttes oleme, kuhu meid nagu viiakse elus, on alati tegelikult nende taga on suured kingitused. Nii et me ei tohiks karta neid olukordadesse, kuhu me satume, sest tegelikult nende taga on suured kingitused. Ja see on see koht, et me saame tunda seda rõõmu, milleks me siia oleme tulnud, aga me esmapilgul ei pruugi seda isegi märgata. Nii et tegelikult nagu detoksi eesmärk, mida me tegelikult hakkame peagi tegema, ongi see pool, et ka teised inimesed saaksid hakata tundma elus kergust, küllust ja nad saaksid tagasi oma loomulikku selles mõttes seisundisse. Et seal, kus on rahu, seal, kus on rõõm, seal, kus on tervis, sest need on kõik meie enda sees. Aga tänane stressimaailm viib meid endast välja, aga me toome ennast tagasi. See on hästi oluline teada, et see vaimne detoks ongi see pool, et me saame ennast tagasi tuua iseendasse. Millised on sinu elu väärtused? Kui me elame ainult selles materiaalses maailmas, kus ka minul oli õnnestus kogu aeg olla, siis see viib meid meeletusse stressi. Aga kui me tuleme tasakaalu, ehk siis me hakkame tegelema oma vaimse minaga, siis materiaalne ja vaimne tasakaal tagavad meile hea tervise, palju energiat ja me hakkame väärtustama iseennast. Sest materiaalses maailmas me väärtustame raha rohkem ja see viib meid tegelikult sinna kannatusse. Aga meil on vaja hakata väärtustama iseennast, iseenda tundeid, iseenda mõtteid ja looma endale sellise elu, nagu meie seda soovime. Nii, ehk siis 6. novembril algab meil üks äge asi, kahaneva kuu detoks, kus me siis 14 päeva hakkame tegelema oma mõttemaailmaga, kehaga, vaimuga, toiduga. Nii, armas Vea, sina võid nüüd jätkata, kuidas me hakkame seda toitumist ära tegema, ümber tegema. Sest kui me vaimuga ja sellega saame hakkama, siis toitumine on minu arust suurem väljakutse. Minu enda jaoks. Ma ei tea, kuidas teistel. Ja aitäh, Triinu. See oli väga huvitav ja kui tavaliselt räägitakse detoksist kui siis kas siis toitumisest või mingisugusest elustiilist, siis tihtipeale tegelikult ju ei räägita sellest vaimsest detoksist, mis on väga reaalne, et meie meel
meie vaim käib ju kooskõlas meie kehaga ja ongi oluline puhastada nii mõtteid kui ka enda keha, et see oleks täiuslik. Ja selles mõttes me Triinuga koos partneritega oleme täiesti erilised, sest meil on ühendada jõud nii vaimse tervise seisukohast kui ka füüsilise tervise seisukohast. Me ei tegele haigustega, me tegeleme tervisega. Kuidas olla tervem, kuidas olla rohkem energias. Ja tänapäeval meid ümbritsevad erinevad toksiinid. Triinu rääkis juba vaimsetest toksiinidest, psühholoogilistest toksiinidest, mis meid varitsevad iga nurga taga. Ja mina räägin siis meie kehaga seotud toksiinidest. Ja tänane webinar on milleks meile detoks, milleks mulle detoks. Ja kui nüüd võtta siis selle toitumise seisukohast, siis mida meie kehale annab detoks? Kõigepealt räägiks sellest, et mis meid ümbritseb. Meid ümbritsevad erinevad heitgaasid, meie õhk ei ole enam nii puhas kui varem, meie vesi, joogivesi ei ole enam nii puhas kui oli varem. Me sööme palju valmistoite, sellepärast et meil on kogu aeg kiire, me läheme poodi ja on väga mugav juba valmis tehtud toit sealt kaasa osta. Või siis osaliselt meie toidulaud koosneb juba valmis tehtud toitudest, mida siis me kodus miksime, ütleme, naturaalsest toorainest toiduga. Toit, mis meil poodides müüakse, ei pärine enam niivõrd toitainete rikkast mullast. Seda pritsitakse erinevate mürkidega. Pluss valmistoidule lisatakse ka erinevaid maitse tugevdajaid, mida meie organism ei vaja. Aga need lisatakse sinna, sest et kui me neid sööme, siis meil on rohkem isu. Me tahame rohkem ja rohkem seda, selle maitse tõttu. Ja mida siis saab detoksiga ära teha tänapäeval? Kindlasti te teate, et inimesed on muutunud aina haigemaks, lapsed on aina haigemad, lastel on allergiaid rohkem kui kunagi varem. Ja on inimesi, kes ütlevad, ja on ka teadlasi ja isegi tarku inimesi, kes ütlevad, et detoks ei aita. Meie organism on ise puhastuv. Jah, meie organism on ise puhastuv ja väga tark süsteem, aga tänapäeval nendest meeletutes erinevates toksiinides meie organism võib jääda veidikene hätta. Ja siis tulebki appi detoks, nii meie mõttedetoks kui ka meie elustiili detoks. Mida me siis saame ära teha? Peale detoksit on kehas suurem kergustunne. On inimesi, kes ennem detoksit arvavad, et neil ongi kergus kehas, aga peale detoksit nad ütlevad, et oi, ma isegi ei teadnud, et mu kehas võib nii hea tunne olla. Väheneb puhitus, inimestel on gaasid, aga detoks grupis saab õppida toituma nii, et ei oleks gaase, et need väheneksid. Gaasid on nagunii meil. Raskustunne pärast sööki. Seedimine stabiliseerub, soolestiku töö on regulaarsem, uni muutub paremaks, ärgates oleme värskemad. Energiatase tõuseb ja päeva jooksul on vähem väsimust. Nahk muutub puhtamaks. Võib-olla alguses, kui me hakkame tegelema enda detoksiga, võib tulla, et natukene on mingit tagasilööki, sellepärast et toksiinid hakkavad liikuma, me teeme seda pehmelt, siis nahk on
kõige suurem eritusorgan, puhastusorgan, siis võivad tekkida näiteks väiksed punnid, aga ei pruugi. Jume läheb paremaks, vähenevad põletikud. Me teame, et meil on põletik, näiteks kui meil kuskil valutab, midagi läheb paiste, vereanalüüs näitab põletikku, aga tegelikult võib meil organismis olla ka alaäge põletik, mida ükski vereanalüüs välja ei võta. Võtavad, aga neid Eestis ei tehta, need on kallid ja need saadetakse analüüsi piiri taha. Et tavaline vereanalüüs seda ei näita. Samas need alaägedad põletikud võivad tekitada kroonilisi haiguseid. Ja inimesed tihti ütlevad, et ma toitun tervislikult, mul on väga hea tervis. Või siis nooremad isegi ütlevad, aga ma olen ju terve, ma võin süüa, kuidas ma tahan. Mitte midagi ei juhtu, et kui midagi juhtub, siis hakkame sellega tegelema. Tegelikult me ei tea, kas meie organismis võib see alaäge põletik olla või mitte. Kui me toitume läbi elu stabiilselt, tervislikult, tervislik toitumine soodustab ka meie detoksi, siis on väiksem tõenäosus, et meie organismis võib see alaäge põletik olla. Läbi siis detoksi tekib meil teadlikkus toiduga seotud harjumustest ja nende mõjust kehale. Nagu ma ütlesin, inimesed arvavad, et neil on kõik väga hästi, aga peale detoks-kuuri läbimist inimesed ütlevad, et kui see oli veel, mu enesetunne on veel parem kui enne. Me saame aru, eristame nälga ja emotsionaalset söömist, väheneb suhkru ja kohvi sõltuvus ja suureneb kindlustunne meie keha ja selle signaalide osas, me õpime neid lugema. Meil ei ole enam vajadust kiirete lahenduste järele, sest enesetunne on lihtsam. Meil ei ole veresuhkru kõikumist, mis tekitab isusi ja veresuhkru kõikumine on ka, võib tekitada haiguseid, kui me liiga palju sööme suhkut, siis veresuhkur hakkab kõikuma, tekivad isud ja saada aru sellest süsteemist, et veresuhkur on stabiilne, juba annab meile parema põhja meie tervisele. Ja meil tõuseb usaldus meie loomuliku tarkuse, kehatarkuse suhtes. Meie maksatöö paraneb, lümfiringe aktiveerub, meie vee ja mineraalide tasakaal stabiliseerub, väheneb oksüdatiivne stress ja meie immuunsus tugevneb. See on kõik see, mida me saame saavutada ühe detoksiga. Ja mina soovitan teha aastas korra või vähemalt 2 korda läbi selle, et me teadlikult teeme valikud oma toidulaual ja me teeme teadlikud valikud oma mõtetes. Sest siis me saame hakata tundma, mis tegelikult meie organism tahab meile öelda. Kui me oleme kogu aeg selle veresuhkru sõiduvees üles-alla, siis me ei oska kuulata seda, mida meie keha meile tegelikult ütleb. Triinu, kas on ka vaimse detoksi puhul see, et võib isegi proovida kas või see 1 või 2 nädalat pingutust, et puhastada oma mõtteid, nagu on toitumisega? Jaa, sest vaata, meil on nagu need harjumused, et kui mina olin selles kohas, kus minu hüpoglükeemia oli nagu Ameerika mäed ja ma kogu aeg toitusin magusast, sellepärast et ma rahustasin ennast, sest minu sees oli nii palju seda valu, kõike seda kurbust, mida ma ei teadvustanud. Ma ei teadvustanud seda
ja need tegelikult tahtsid süüa saada, saad aru, need mustrid nõudsid minu käest seda magusat. Hirmud tahtsid saada igasugust saiakest, igasuguseid asju. Nii et tegelikult, kui me hakkame teadvustama enda neid stresse, kõigepealt neid stresse hakkame teadvustama, siis me saame jaole, sest meil on mingi stressitunne tuleb või mingisugune pinge, me läheme kohe külmkappi. Aga kui me hakkame nüüd teadvustama, kas mul on vaja, kas mul on üldse kõht tühi, on ju, ja siis kerime tagasi, et kes nüüd seda süüa tahab, kas kõht või on siis selles mõttes see muster. Noh, ja tavaliselt ongi meil minu enda sees oli üks suurimaid mustreid, oli näiteks tööorja muster. See oli nii õudne muster, kes kogu aeg nõudis süüa. See oli nagu, et kui ma selle mustri nagu maha laadisin, siis minu keha enam nii palju süüa ei tahtnud. Aga neid mustreid on ju väga palju. Ma räägin praegust oma sellest seisukohast. Nii et kõike seda, mida ma olen nagu teinud, välja toonud ennast läbi põlemisest, stressist, need on kõik olnud minu enda sees olevad mustrid, ja need harjumused, mida ma olin võtnud oma kodust. Ja niimoodi ma siis scrollisin nii kaua, kui siis olin pikali. Sest siis on inimesel aega mõelda, millega ta 24/7 tegeleb, on ju. Kas siis tööga, ellujäämisega või tal on see tasakaalus, nii et minul oli tasakaal rikutud ja keha enam ei pidanud vastu. Et selles mõttes on see ülioluline, mida me teeme, see on ülioluline, et hakata korrastama oma mõttemaailma, me ei pea keegi seal põhjas ära käima, aga kui mina suudan jagada oma lugu ja neid teadmisi, mida olen mina saanud ja mida sina, armas Svea, oled õppinud, et inimesed hakkaksid reaalselt märkama, mis toimub nende sees, kuidas nad söövad, kas nad toidavad ennast või nad hävitavad ennast. Ja nüüd meil 14 päeva proovimegi seda, mitte proovime, vaid muudame reaalselt oma mõtteid. Me hakkame kaardistama neid, me hakkame vett jooma, me hakkame liikuma ja me teeme seda koos. Nii et kõik, kes tulevad, siis selles mõttes saame koos seda teha, mis olekski nagu põnev. Ja see on väljakutse meile endale samamoodi. Sest sest vaatamata sellele, et ma olen täna heas kohas, kerguses, aga ikkagi on mul mingid mustrid, mis tahavad ümberkodeerimist saada. Aga see 14 päeva siis tuleb selline tore grupp meil, kahaneva kuu detoks. Me alustame täiskuuga. Täiskuu on siis 6. novembril. Muudame oma elustiili natukene. Ja siis, kes juba soovib, võib varem hakata, aga peale 6 päeva me teeme nädal aega detoks menüü praktikat. Ehk meie see grupp kahaneva kuu detoks on väga praktiline, sest me teeme kõike seda ise kaasa ja ka meie Triinuga teeme kõike seda kaasa, millest me seal räägime. Mis teemasid me käsitleme? Me käsitleme näiteks joomist, vee joomist, kas on vajalik, kui palju on vajalik. Me käsitleme toitumist. Me käsitleme veresuhkurt, hormoonide tasakaalu, sest et naised, kellel on hormoonide kõikumised, siis see hormoonide tasakaal ei teki vaid tablettidest, vaid keha vajab ka keskkonda, kus on võimalik ise taastuda ja seda me saame luua läbi teadliku toitumise. Detoks aitab reguleerida hormoonide tootmist, eriti östrogeeni ja kortisooli, sest maks saab puhastada ja oma tööd
tõhusamalt teha. See toob kaasa parema ja rahulikuma meeleolu, vähem ärrituvust, stabiilsema tsükli, parema une ja paljud naised tunnevad, et keha justkui hingab jälle kergemalt. Stress. Me tegeleme oma vaimse tervisega ja stressi koha pealt tegeleme ka toitumisega. Et kui keha ei ole kogu aeg pidevas ülekoormuses, mõtlemise, liigse toidu, vale toitumisega, siis keha saab puhata, keha saab rahuneda, keha saab puhastuda. Ja see kõik kokku aitab meie stressilevelit allapoole tõmmata. On tunne, et meil on rohkem rahu peas, vähem ärevust ja me kõike kooskõlas siis ka vaimse tööga stabiliseerime. Meil on grupp, privaatne Facebooki grupp, kus siis iga päev tuleb selline hariv video Triinu poolt või siis hariv toetav ja hariv toetav video minu poolt. Triinu teeb meditatsiooni, mida me saame läbi nende 14 päeva kasutada. Triinu räägib sellest ise lähemalt. Minu poolt on 3 päeva näidismenüü pluss nimekiri toitudest, mis toetavad detoksit. Me ei tee mitte midagi äärmust. Me teeme seda, et oma kehale teha restart loomulikul viisil. Ja minu poolt on ka siis see pool, et kuna pinget ja stressi tegelikult tekitavad nagu meie mõttemustrid ja me hakkame võtma lihtsalt nagu igaüks võib ka selles mõttes ise märgata, aga sa ei oska ennem võib-olla märgata enne, kui sa ei ole teadlik. Ehk siis ma võtan iga päev on väike laivikene või mingisugune mõttekene, et sa nagu tajud ja tunned, kas see energiaga sa resoneerid, kas see uskumusega sa resoneerid. Et mida rohkem sa teadvustad, seda rohkem sa saad aru, et siis seda saab muuta. Sest et me enamalt jaolt, miks meiega juhtuvad, siis me ei ole teadlikud. Meil oleme silmaklappidega hobused, kes lihtsalt nagu teevad seda, mida neid on õpetatud, aga elu on palju suurem, elu on palju avaram ja meil on vaja need piirangud enda seest nagu kätte saada, et meie sees olev maailm hakkaks avanema, sest meie muutus elus saab alguse siis, kui meie muudame sisemaailmas ära need mõtted ja tunded, sest sealt, ehk siis elu muutus algab alati seestpoolt, mitte kunagi väljastpoolt. Nii et me muudame, me märkame, me muudame, nii et sa saad ise lihtsalt kaardistada ja sa saad taipamisi, ja siis me teeme ühe meditatsiooni, mida sa saad siis kogu aeg kasutada selle 14 päeva jooksul, kus sa saad lõõgastuda ja lõdvestuda sellega iga päev. Aga iga päev on siis nagu kindlasti, millega me tegeleme, on hommikud vee joomisega, siis kindlasti võimleme ja kuna ma armastan täna sporti, siis ma kindlasti näitan sulle, millest koosneb minu päev ja sa saad kõike seda järgi teha omal ajal, omas rütmis. Nii et see tuleb üks väga arendav, tervislik nädal, täis praktilisi tegevusi. Me ei õpi ainult teooriat, vaid me viime kõik kohe ka praktikasse selleks, et saada tulemusi. Ja tegelikult see, mis sa sealt saad selle 2 nädalaga, seda võib edasi kasutada või võib ka seda teha regulaarselt, ütleme iga kuu siis kahaneva kuu ajal, kui kogu aeg ei taha.
aga see kõik on seotud põhimõtteliselt tervisliku elustiiliga. Sellega, et me oleksime võimalikult kaua vitaalsed, energias, meie tervis oleks hea, meie energiatase oleks hea. Ja ei ole selliseid nii-öelda rangeid nõudmisi, mis peavad jääma alatiseks, sest alati meil tulevad ette erinevad üritused, sünnipäevad, aga sa saad teadmised, kuidas jällegi uuesti, kas või iga kuu korra, kas või kaks korda aastas teha seda detoxit, nii vaimset kui siis füüsilist. See grupp alustab siis 6. novembril. Hind on 56 eurot. Siis sa saad sealt väga palju kasulikku, teadmiseid, praktika ja kui nüüd arvestada sellega, et toitumisterapeudi personaalne nõustamine on 80+ eurot. Triinu nõustamine on 100–120+ eurot. Siis seal sa saad 2 nädalat meie käsikäes praktiliselt kõike ellu rakendades 56 euroga. Ja, sul on võimalus lihtsalt muuta oma elu, hakates märkama iseenda sisemaailmas toimuvaid mõtteid, tundeid, mida sa tegelikult surud alla, aga mida ma aitan sul peegeldada ja sa võid alati ise küsida, kui sinu sees on midagi, mida universum sulle peegeldab ja sa ei oska seda lahti kodeerida. Et sa võid selles mõttes lihtsalt küsida ja jagada, märgata, et ja need muutused on sinu enda kätes. Ootame kõiki osalema. Oleme ise väga elevil sellest, teeme ise kõike kaasa. Ja sellega nagu ongi kõik. Kui oled huvitatud, võid võtta personaalselt ühendust minuga või personaalselt ühendust Triinuga ja kindlasti on kuskil meil ka olemas registreerimislingid üleval, et aga kui sa ei leia, siis võid ka meile personaalselt vabalt kirjutada. Ja, Meie igal juhul ootame seda. ja need, kes tulevad, siis kohtume juba 6. novembril. Ja Aitäh! kõike ilusat. Aitäh vaatamast ja kuulamast. Aitäh kõigile!